Tere tulemast kuulama Estonian podcasti, mis on podcast neile, kes tahavad kuulata midagi lihtsat või lihtsamat eesti keeles. Jätkame tänase teemaga. Olen taas selle jutuga, kuidas meie aju meid peidab. Ilma pikema jututa alustame. Baader-Meinhofi sündroom tuntud ka kui punase auto efekt. Tekib näiteks siis, kui õpid või ostad midagi uut või märkad midagi esimest korda ja siis hakkad seda nägema või kuulma igal pool. Näiteks mu sõber ostis eelmisel nädalal Ferrari ja hakkas mulle närvidele käima. Iga kord, kui ta Ferrarit näib, helistab ta mulle ja karjub. Midagi on juhtunud, midagi on toimumas. Tallinn on Ferrarisid täis. Või Tallinn on lihtsalt rikas linn. Sama juhtus minuga, kui värvisin juuksed punaseks. Enne seda ei pannud üldse tähele, et pool linna käib ringi punaste juustega. Ja huvitav, kas vanasti oli ka nii. Ja kas inimesed mõtlesid, et neid on uimastatud või et nad on hulluks läinud. Siis on Barnumi efekt ehk Foreri efekt, mis seletab, et inimesed usuvad, et üldised ja laialt rakendatavad kirjeldused on just nende kohta täpselt kohandatud. Oled teinud netis isiksuse testi või lugenud horoskoopi? Ma teen sind juuni hästi. Sa oled satsiv, aga vahel eelistad üksindust. Vahel oled enda suhtes ebakindel, oled intelligentne ja suudad olukordi sügavalt analüüsida, aga aeg-ajalt kahtled isegi kõigi lihtsamates otsustes. Kas ma olen astroloogia ekspert või kasutasin lihtsalt kirjeldusi, mis sobivad peaaegu kõigile? Siis on Gelman-amneesia efekt. Lihtsalt öeldes me usume meediat siis, kui jutt käib teemadest, mida me ise ei tunne. Aga kui teema on meile tuttav, siis märkame, kui palju vigu seal on. Loomulikult oleneb sellest, mis sinu eriala on. Kui me loeme uudiseid või artikleid teemal, millest me ise midagi teame, siis märkame sageli, et ajakirjandus on täis vigu, pooltõdesid või lihtsalt valesti tõlgendatud fakte. Näiteks loen artiklit, kus autor väidab, et naised ei tohiks tõsta raskeid asju, sest muutuvad liiga lihaseliseks ja see kahjustab nende tervist. Ja kohe saan aru, et täielik jama. Järgmine artikkel, sama autor väidab, et tuulekahju Los Angeleses põhjustas monorataste müügilanguse Brašovis, Rumeenias. Issand, kui huvitav, mis viib meid järgmisse tajuväeni. Apofeenia, sealhulgas seotuse illusioon, mis on meie soov näha mustreid või seoseid seal, kus neid tegelikult pole. Kas see pilv taevas näeb välja nagu Batman või su lemmikallukate abil said sõidueksami läbi? Oled kindel, sest enne kantud nii-öelda tavalised allukad pole sind aidanud 10 korda järjest. Või kohtad vana sõpra kohe pärast temale mõtlemist ja oled kindel, et see on saaduse märk. Jah, võib segi minna ellujääja efektiga, aga küll sa saad aru, mida ma mõtlen. Ja boonuseks mul on soov rääkida Zeigarningi efektist. See pole küll päris kognitiivne nihe, aga siiski huvitav. Zeigarningi efekt on psühholoogiline nähtus, mis räägib või seletab, et inimesed mäletavad pooleli jäänud ülesandeid või tegevusi paremini kui neid, mis on lõpule viidud. Selle võimu tunnetan ma iga päev.
kuidas see efekt praktikas väljendub? Näiteks, kui mul on üks asi, mis tuleb ära teha, aga ma ei tee seda kohe, vaid lihtsalt passin ja lükkan päevast päeva edasi, siis see häirib mind, mõtlen sellele kogu aeg. Kuid niipea kui asi on tehtud, ei mõtle ma sellele enam üldse. Jah, loodan, et mul õnnestus seda seletada ja loodan, et see seeria meeldis sulle. Anna mulle teada, mis arvad ja mõnusat keeleõpet!